Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 36. episoodi. Sellel suurepärasel päeval liituvad minuga Mattias ja Jakob. Tere! Tere! Igastahes sellel imelisel päeval palun followge meid Instagramis @puhkekajutud, kirjutage meile veel viimaseid soove enne suve ning vaadake meid mitte Instagramis, kus me vaatame meid. Vaatame meid Spotify's, Apple Podcastis ja muidugi YouTube'is. Jaa! Kõik on leitavad Puhkeka juttude nime alt. Vuhuu! Yeah. Yes! Ma olen nii õnnelik, et saan täna salvestada teiega koos Puhkeka juttude podcasti. Mis meil on 35. osa või? 36. osa, Jakob. 36. osa. Wow. Jaa, mul on ka tore, et me täna oleme siin koos. See on suht huvitav mõelda, et 36 nädalat on möödas meie esimesest podcastist. Veidi rohkem vist, aga... Veidi rohkem vist. No või õnneks rohkem vist, jah, aga... Siiski. Väga veider tunne on. On, jah. Meil pole vist väga palju jäänud ka või? Tundub nii, jah. Aga... Nojah. Alustame siis jällegi peamiselt kooliga seonduvatest asjadest, ma arvan. Ja noh, kõige olulisem enne siis, et klasside vaheline jalgpalliturniir. Ja mõni võib-olla mõtleb, et miks see just kõige olulisem on. Ma kohe ütlen teile. See on kõige olulisem, sest et meie üks kallis, imeline, äärmiselt kena ja naljakas saatejuht oli osa tiimist, kes võitis siis klasside vahelise jalgpalliturniiri. Pakkuge, kes see perfektne isiksus olla siis võiks? Mina. Ma ütlesin siiski perfektne. Ja mina olengi perfektne. Kõik on erilised, aga sa perfektne nüüd ei ole. Jakob on see inimene. Süü, aitäh, Andreas. Ma tahtsin öelda, et Andreas on perfektne, aga nüüd ma ei taha enam öelda seda. Igatahes nali naljaks. Klasside vaheline jalka toimus. Mis päeval ta oli? Kolmapäeval. Kohe ütlen kuupäeva ka. Kolmapäev 18. mai. Seal osales siis minu teada 8 klassi kokku, kellest võitjaks osutus 11. B-klass, B20. Ning ma võin öelda uhkusega, et vastased olid küll head, noh, kohati ei olnud, aga see selleks oli siiski väga lõbus ja jah, väga tore oli. Võit tuli koju. Võit tuli siiski koju. Võit tuli koju. Nii et nüüd, kui me oleme 2 aastat järjest juba klassiga kinni pannud seekord meil mõned põhivennad olid puudu küll, aga ja noh, selle võrra oli finaal siis ka raskem, võiks öelda, või tasavägisem, ütleksin mina. Aga jah, lähme siis 3-peat'i peale või, teeme 3 tükki järjest. Enne peab jõudma sinna. Ja enne peab 3. jõudma üldse. No selles mõttes keegi võiks korraldada upet enne seda ka, muidu ma ise nagu ei viitsi. Seda samuti. Aga noh, jah. Võib vist öelda, et me suht domineerisime selle turniiri, me ei kaotanud mitte ühtegi mängu. Nii et me mängisime kokku 3 tükki alagrupis ja siis oli veerandfinaal, poolfinaal ja finaal. Ning jah, noh. Mitu mängu see on? 6 mängu kokku, millest me ei kaotanud mitte ühtegi. Ma ei mäleta, kas me eelmine aasta mängisime 5 või 6 või? Seda ma ei tea. Mõned mängud jäid eelmine aasta mängimata küll. Aga ma ei mäleta, kas see oli nagu üks meie mängudest ja siis meil anti loovutusvõit või mis sedasi tõhtus. Seal me vist ka ei kaotanud ühtegi, mul on tunne. Võimalus on, et jah. Igatahes, jah, väga lõbus oli, aitäh korraldajatele ja edu UPT-l kaitsmisega. Ja meil, võib-olla tuleb ka infolehte eriauhinna nii-öelda võiti siis Toomas Herodes, et teda tuleb ka kindlasti nii-öelda shout-outida, sest ta oli väga tubli ja siis võitis seal eriauhinna samuti. Ärge küsige mille eest, sest ma ise ka ei tea.
väga viisakalt riides, jah, ma tahtsin ka öelda, et väga hea riietusvalik oli meie tiimil. Jah, meil ma ütleksin, et kollektiivselt tuli idee, aga no idee oli täielikult minu oma, et ma tulin, mina oleksin üksinda nii või naa läinud, isegi kui teised ei oleks pannud endale viisakaid riideid, siis ma oleksin nii või naa üksi läinud oma vesti ja triiksärgiga mängima. Aga siis ma suutsin ära rääkida nii Toomase kui Villemi, et nad paneksid ka ikkagi triiksärgid selga. Ja siis esindasime klassi siiski, nii et pidi viisakas olema. Mina lihtsalt tahan öelda, et üks korraldajatest oli siis mumm ja no kuna ta mängis ka ja kuna ta mängis ka meie tiimis, siis ma arvan, et tema oleks võinud tulla ikkagi nagu full on ülikonnaga, sest et see oleks olnud viisakas. Korraldab seda üritust ja meie klassiga peaks siiski esindama ikkagi viisakalt. Mainime kindlasti talle, pane puupetesse kirja selle, et järgmine aasta veidi viisakamalt võiks riides olla. Kui tuleb tagasiside küsimus, siis kindlasti anname teada talle sellest. Jaa, kõik olid väga tublid. Mida te siis võitsite? Tol hetkel ei olnud veel karikad ja asjad valmis, aga me võitsime päris kõvasti oma egodega ja enda auga, nii et mis me kõik seal välja teenisime higi ja verega lausa. Ahah. Nii et seda me praegu juba saime, aga koolis me saime ka kätte siis vist karika ja šokolaadi samuti. Nii et see on veel selgumisel, ütleme nii, esmaspäeval. Väga mõnus. Mäletan, eelmine aasta mina võitsin jalgpalli, nii et võitsid jalgpalli, jah? Võitsin jalgpalli, jah. No aga eks näis siis. See koroona aeg ongi see sponsorlus raske. Tõepoolest. Ei, aga jälgige siis kindlasti HTGB20 Instagrami, kui te soovite teada, mille me siis võidame või võitsime ning millega meid siis autasustati. Jah. Aga mis oli veel HTGB20 Instagramis? Seal tegi meie kallis kaassaatejuht Mattias Liba peamiselt laivi spordipäeval. Juhei. Mattias, räägi veidi lähemalt siis, mida sa filmisid seal? Ikkagi kõige tähtsamat näitasime inimeste emotsioone sellel lahedal päeval ja erinevaid alasid, mis seal siis olid ja kuidas meil läks ja jälgige ka HTGB20 Instagrami, et teada saada, kas me võitsime või tähendab, see ei ole küsimus. Tähendab. Ja. Ei, meieni jõudis info pärast eelmist podcasti siis, et meie olime midagi valesti öelnud. Ma tahaksin kindlaks teha kõikidele meie kuulajatele, et kuigi võib-olla infolehes või kus iganes võib olla kirjas, et hoopis võitis A20 eelmine aasta spordipäeva 10. klasside arvestuses, siis meie siin Puhkeka juttudes arvame, et see on kõik pseudoteadus ja võltsitud ning B20 oli tegelikult päris võitja. Aitäh! Mainiks ära, et ka see aasta on see üpris kindel, et seal infoleht võib valetada teile jällegi, et kindlasti hoidke pea kainena ja võtke loogiliselt asja. Jah, mõelge siiski, üritage kaine mõistusega mõelda ja küll te aru saate. Lugege kõik natukene kriitikaga, et kõike nüüd ka usaldada ei saa, on ju. Meie ei valeta kunagi. Just nii. Sest et valetamine ei ole ilus. Oleme ju tihti näinud, kuidas infolees on neid kirjavigu, et seal võib ka kindlasti tähega eksida. Meil paar korda on isegi pandud üks teine õpilane meie klassi, nii et ma nüüd ikkagi mõtleks hoolega üle, kas see vastab tõele või mitte. Kui ei ole B11 võitja, siis on vale. Jah. Ega üritus ise oli, ma ei tea, kas nauditav. No ütleme nii, et ilm oleks võinud natukene parem olla, aga meil vedas, sest et kümnendikud jäid vihma kätte, nii et Jah, ma mainiks ka ära selle jäätise valiku, et vist ei olnud niivõrd hea otsus
korraldajate poolt teha mingi, palju meil oli neid plusskraade, 14 või 12 või? Et 12-kraadisega jäätist süüa ei ole väga soosiv, aga noh. No ma arvan, et nad lootsid ka, et parem ilm on. Jah, seda see tegelikult nagu terve nädal oli ju suht soe olnud. Et noh. Nojah, ja planeerides väga ei oska. Jah. Pluss ma arvan, et nad leidsid endale mingi sponsori. Ma ei usu, et see on ka võimalik. Enda raha eest seda jäätist. Jah, võib-olla seda ka. No, aga noh, kui tahate näha meie emotsioone, HTGB20 Instagramis, saate laivi järgi vaadata, kui tahate. Ja seal juhtus kõike huvitavat, nii et ma soovitan kindlasti läbi vaadata. Ja draamat oli ka palju. Me ei hakka siin nimesid mainima, kui tahate näha, vaadake. Muidu me ei saa võib-olla intervjuud. Igatahes. Jah. Spordipäev oli siis, noh, ma ei tea, mulle võrreldes eelmise aastaga mul kuidagi ei tundunud ta nii melukas, aga võib-olla see oli ka minu enda suhtumises kinni. Nii et, no võib-olla, jah. Jah. Oli spordipäev, noh. Mis ma ikka ütlen, noh. Ei, tublid korraldajad. Jah. Vähemalt jah, kiitused Liisile ja Martale. Jah. 11A. Tublid olete. No vähemalt nad viisid õpilased koolimajast välja, sellepärast et samal ajal toimusid ju matemaatika riigieksamid. Või matemaatika riigieksam. Kas me oleme valmis järgmine aasta sama asja tegema või? Jaa, muidugi. Mul on juba praegu kõik teemad selged, nii et 12. ma võiksin ideaalis vahele jätta, aga noh, niimoodi ma vist ei saa oma kursuse arve täis, nii et... No, kirjuta pungale. Äkki annab erandi. Ma vist ei taha. Kindel või? Jah. Kui sa hästi ära põhjendad, äkki ikka nagu laseb ära? Jaa, nojah, aga no tead küll, gümnaasiumi elus on nii lõbus siin, et ma võin selle 3. aastaga ära olla. Okei. Andres, sina oled valmis? Jaa, ma suudan juba see aasta selles mõttes väga hästi siin lõpetada, et ma ei taha teadagi, kuidas mul järgmine aasta läheb nagu. Ei, järgmine aasta tuleb palju parem. Oleme nüüd optimistid. Iga aasta öeldakse seda ei või. Järgmine aasta tuleb palju parem. Ja siis tuli koroona. 11. kohta öeldi, et see on raske. 12. pidi olema nagu käkitegu. Jah, nagu seda on õpilastelt, või no mina olen samuti õpilastelt kuulnud peamiselt seda, et 11. on see kõige raskem. Siis 12 tuleb nagu siuke, enam-vähem. No need eksamid ja ülikooli sisseastumised ja kõik see on hirmutav veidi, aga noh, peale selle pidi nagu 12. õppimine nii-öelda mitte nii hull olema, vähemalt. Aga noh, kunagi ei tea. Saame siis või noh, paari kuu pärast teada. Jah, võib-olla. Eks näis. Jah, kuidas kellele? Mõnel võib-olla ei pea nii palju. Lootust on, et näeme. Seda kindlasti. Aga sport, kui me juba spordiga siin alustasime, siis jätkame spordiga. See on täielik spordi osa minna. Ma ei tea, kas meil jalkast on midagi rääkida, Andres? No, meil oli see Euroopa Liiga finaal, muidugi kõik teavad, kõik vaatasid. See ei olnud põhjus, miks mul järgmisel päeval matjatöös läks halvasti, nagu ma oleks nii halvasti teinud seal. Ei, muidugi. Tähtsam on see, et Frankfurt Eintracht võitis penaltitega Rangersit. Mis see penaltite seis jäi? 5-4 vist. Oi, ja kes see mööda lõi? Aaron Ramsey. Endine Arsenali mängija peaksin mainima, et... Oi. See oli üpris oodata, ta toodi mingi 117 alles sisse, tiksus 3 minutit ja siis lõi penalti keskele. Kas teda nagu siis just sellel eesmärgil ei toodud sisse, et nad enam-vähem teadsid, et pennude peale läheb? Ja siis noh, tuuakse viimastel minutitel vaata need parimad pennulööjad sisse või mis? Sa pead minema küsima seda Rangersi treenerilt.
okei, nojah, otsus oli halb siis järelikult ikkagi. See on siuke Gareth Southgate tegevus, mis ta seal EM 2018 tegi. Jaa. Kõik mäletavad, kuidas ta pani, kelle ta pani Rashfordi ja selle, kes see teine, jah, need kaks pani mingi 118 sisse ja mõlemad noorukid panid pennud mööda. No üks pani posti ja teise oma tõrjuti ära vist. Jaa, küsimärk. Ei, üks pani mööda, Rashford pani mööda ikka. Rashford pani posti ju. Ma ei tea, hallad pennud olid. Point on see, et sisse nad ei löönud ja läks sädiselt. Ja siis ma mäletan kohe pärast seda juhtus see ka, et mingi Twitter oli räigelt lihtsalt mingi rassismi täis kohe. See ja mingi kõik röökisid seal, et nende nahavärv on halb. Pagan, Ramsey on valge. Jah, seekord ei saa vist nagu need valged inimesed möliseda, aga samas Ramsey on Walesist ju. Jaa. No siis nad hakkavad tema rahvuse üle mingi nalja tegema, ma arvan, nii et ma arvan juba tehtud. Seda kindlasti. Aga noh, eks see ole see maailm, milles me elame. See on siuke nõme asi. Ja no kui midagi veel saab mängust välja tuua, siis kes on jalgpallifännidest, jalgpalli mängitakse ikka rohkem fännide jaoks, siis seal oli ilmselt 2 Euroopa kõige suurimat fänni kooslust, ehk siis seal oli ikka jõhker lõhkumine, ütleme nii palju. Fännid olid rohkem väsinud lõpuks, kui mängid ise nagu. Jah. Ma ei tea, kas nüüd öelda, et kõige suurimad fännikooslused rohkem nagu, et kõige suuremad nagu superfännigrupid. Jaa, see oleks korrektsem sõnastus. Jah, nendel tiimidel on ikka päris jõhkrad siuksed äärmiselt pühendunud fännibaasid siis võiks öelda. Nii et nad ei ole nagu mingi Manchester United, kes lihtsalt keegi ütleb, et jaa, ma olen Manchesterist, seega ma toetan neid, vaid seal on reaalselt mingi sellel, mis ta on, Frankfurdil on ikkagi nagu siuke, et ma isegi ei mäleta, kuhu nad kaasa läksid, mis tiimi vastu nad mingi teise riiki lendasid, aga Barcelonasse. Ja palju seal oli 40 000 fänni või? Midagi taolist. Jah, et see on küll jõhker, kuidas lihtsalt, ja kõik nagu röökisid ka, et nagu nende häält olid rohkem kuulda kui selle Barcelona fänne või? Jaa, ehk siis Barca mängis 2 korda võõrsil enam-vähem. Vana jah. Seega jah, fännide puhul poolest oli, tähendab, finaal oli ikkagi väga edev ja äärmiselt siiski, maailma tasemel, ütleme nii. Jaa, mis ma peaksin välja tooma, et järgmine, 25 mai on konverentsiliiga finaal ja 28 mai, millest keegi ei tohiks ilma jääda, on Champions League'i finaal. No vot. Nüüd kõik siis teavad. Jalgpallist nii palju. Teeme ennustused ka või? Me juba tegime vist üks episood. Tegime või? Jah. No, siis lähme edasi. Minu jaoks on väga huvitav paar nädalat olnud, sest et esiteks korvpall. Tartu Ülikool ja Pärnu mängivad finaalis või Tartu Ülikool ja Max ja Moritz ja Pärnu Sadam mängivad siis Eesti meistriliiga finaali ja Kalev Cramo ja TalTech mängivad 3. ja 4. koha mänge ja esimene mäng ei läinud Tartul hästi. Mängitakse 3 võiduni. Pärnu võitis 5 punktiga. Suht masendav. Teine mäng on esmaspäeval. Ma ei tea, Jakob on vist natukene Kossu fänn, Anju mitte väga, on ju. Esmaspäeval on teine mäng, kell 19 hakkab, nii et kindlasti vaadake, hoidke Tartule pöialt, Pärnu on mingi lamptiim nagunii. Siis on Euroliig käib ka. Nüüd on 3. ja 4. koha mängud ja finaalmäng täna. Praegu käib 3. ja 4. koha mäng Barcelona ja Olympiakose vahel. Selle võiks Barcelona võita. Jäid mingi nats keerasid pekki endale selle poolfinaali, aga no ei ole hullu. Mängivad 3. koha peale ja finaalis mängivad siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Olympiakos ja Panathinaikos ja Anadolu Efes, kui ma õigesti
mäletan. Mis veel on? WRC käib ka rallit. Teist kumbki ei vaata rallit ju, jumala eest. Ma mingil määral ühe katse jõudsin vaadata nagu. See, kus nad viimast riftisid mingi reede õhtul või midagi. Igatahes vabandust. Real Madrid ja Anadolu FS mängivad Euroliigi finaalis täna kell 8 peaks olema. Ja Euroliig on palju parem kui NBA, ärge vaadake NBA-d, NBA on jube igav. Aga seal käivad ka, Jakob, mis seal käib play-offid praegu või? Play-offid käivad ja praegu on Eastern ja Western Conference finaalid, või Ida-Lääne konverentsi finaalid siis. See suht, Lääne konverentsi finaal on nagu veidi ühepoolsem, mul on mulje, kui Ida oma. Aga seda ei tea. Selles suhtes Lääne konverents on praegu 2-0 seis, Golden State juhib. Keda nad juhivadki? Dallas Mavericksi. Ja idas on siis 1-1 Bostoni ja Miami vahel. Nii et seisud on suht huvitavad. Muidugi 2-0-ist on ka varem tagasi tuldud, aga kas Dallas on nagu võimeline, kas Luka on võimeline nagu tassima nii palju ka. Eelmine mäng, või mitte mäng, vaid mänguseeria siis Phoenixi vastu Luka oli täiesti võimeline. Või üldiselt terve Dallas siis oli võimeline ikkagi tagant tagasi tulema. Aga Golden State, ma ütleks, et on veidi paremini kokku pandud tiim kui Phoenix ja neil seda... Luka on haige ka vist, nii et esimesed 2 mängu olid vähemalt ja tal on mingi õlavigastus, nii et see saab huvitav olema natukene. Aga käib ka praegu Portugali ralli ja Tänakul ma isegi ei tea, tal oli refleks katki, mis on suht kõva. Ja põhimõtteliselt kõik meistritiitli võitnud sõitjad on väljas sellest rallist, mis on üllatav. Ja praegu käib mingi Kalle Rovanpera ja Elfin Evansi vahel, nii et ma ei tea, ma olen lihtsalt, kui õppida ei oleks nii palju, siis oleks palju toredam lihtsalt vaadata rallit ja kossu ja kõike muud, aga kahjuks ei ole seda aega. Siis käib ka veel vormel. Jüri Vips, meie Eesti kõige parem vormelisõitja, sõidab praegu vormel 2, aga tegi oma debüüdi vormel 1. Mingi teema oli, jah? Kuigi jube igav. Ta sõitis muidugi practice'is ka, nii et ei olnud nagu väga midagi, aga ma ei tea, ei teinud väga midagi üllatavat seal. Suht selline meh. Oleks võinud ikkagi huvitavam olla. Võib-olla sõita natukene kiiremini, kui ta tegelikult sõitis. Aga ja nüüd oli kvalifikatsioon just ära. Mis seal ikka? Kas meil on veel millestki rääkida? Snookeri finaal oli ju. Ei või? Keda see huvitab? Ja oli. Jumala huvitav. Ronny O'Sullivan võitis jälle. 16. korda või? Oli 9, ma ei teagi nüüd. Ma ei tea, igatahes jälle võitis. Kes oleks võinud seda oodata? Ronny võitis ja näitas, et ta on siiski läbi aegade parim snookeri mängi. Jah. Milline ime? Kas ta ligav ei hakka juba? Ma arvan, et jah. Minu arust tal on mingi, ma ei tea, kas ma nüüd ajan jama või mitte, aga tal on äkki poeg ka nüüd juba, kes pelab päris hästi või? Seda ma ei tea küll. Seda ma ei tea. Ei arvestades, et ta on mingi 90-ndastest saadik olnud nagu suht snookeri tippus või olnud professionaalne snookeri mängija enam-vähem. Jah. Jah, sel umbes 30 aastat on ta olnud professionaalne ja oletades, et ta sai endale lapse kusagil, ma ei tea, 90-ndatel, siis jah, mõni noor O'Sullivan võib olla praegu juba tegija. Mõtle, kui depressiivne see on, sa mängid ta papsi vastu, saad iga kord nagu lihtsalt üle ja siis ta poeg tuleb teeb ka sulle teekorra.
jaa, see võib tõesti veidi kurb olla. sa lihtsalt südamest viskad mingi sulli vana, nagu seal ei ole midagi teha. Ta on olnud 8 aastat maailmameister. 8 aastat järjest? Ei ole, 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 ja 2022. No jaa. No jah, edu talle 20 järgmine aastat kord. tipus on lihtsalt. Ja tal on mingi 21 tiitlit snookeris. Ma ei tea, mida see tähendab. No tiitleid on tal palju, jah. Jah. Ei noh, jah, ma ei tea, me oleme vist varem ka rääkinud juba nagu podcastis sellest, et kes võiks olla nagu spordi mõistes, kes võiks olla oma alas või nii-öelda maailma läbi aegade parim nii-öelda sportlane. Et mitte mingi see, et kes on mingi parim snookeris või parim korvpallis, vaid et kui arvestada snooker ja korvpall kokku, siis kes oleks nagu nii-öelda kõige parem neist kõigist. Seda on nagu suhteliselt veidne, see on nagu abstraktne mõte suht ja väga raske, ma ütleksin, et võimatu on seda nagu kuidagi võrrelda, et see on hästi individuaalne iga inimese arvamuse kohta, et mida ta väärtustab, eks ju, aga O'Sullivan oleks kindlasti, nagu täiesti kindel oleks see, et ta oleks nagu selles kõneluses mängiks väga suurt rolli. Sest ma ei tea ühtegi teist inimest, kes oma spordialas oleks nii pikalt nagu tipus olnud. Jaa, sellega on nõustada. Jaa, aga vaata, seal ongi see, et kui sa nagu üritad oletame nagu kõikide spordialade peale kokku võtta, on ju. Siis need spordialad on nii erinevad, et tegelikult neid ei saa väga võrrelda. Sest et nagu ütleme, et sa ei saa võrrelda kossu ja snookerit või rallit ja snookerit või rallit ja kossu. Jah, me ei saa nagu võrrelda, või nagu seda sporti ei saa otseselt võrrelda, aga seda, kui palju mingi üks inimene domineeris oma spordiala, nagu see on mingil määral võrreldav. Et oletame, sa saad nagu ära öelda, et ju võtame mingi Messi, kes on olnud ka mingi ikka väga, väga pikka aega tipus, et tema on parem kui mingi, ma ei tea, ühekordne boksimise maailmameister, nagu oma tipu mõttes või oma selle domineerimise mõttes ja selle, kui pikalt nad on domineerinud. Jah, see boksija, ta oli ükskord maailmameister, aga palju Messil on 5-6 Ballon d'Ori. Et nagu tal on pikaajalisem edu olnud, või pikaajalisemalt on ta olnud nagu maailma nii-öelda täiesti tipp nagu jalgpallis. Et sa saad nagu, minu arust vähemalt sa saad päris kindlasti ära öelda, et Messil on olnud sportlasena rohkem edu kui sellel boksijal. No, jah. Aga see oli põhimõtteliselt minu mõte, et võrrelda neid. Okei, siis see on suht huvitav. Oota, kas male on ka sport või? No, loeme ära praegu, aga see oli mingi 8. episoodis meil teemaks. Me rääkisime sellest, et see ikka vist on sport, on ju. Aga minu arust nagu kossus on siiski, võtta need tiimimängud, vaata, seal on suht raske, sellepärast, et meil on seal LeBron, Kobe, Curry, Jordan, kes iganes veel, on ju. Yeah. Nad on kõik nagu olnud, nagu vallutanud, aga see on nagu tiimimäng ja seal on siiski see, et individuaalset performance'it on raske võtta. Eriti minu arust, kui sa võrdled NBA-d ja Euroliigi, on ju, siis minu arust neid kahte ei saa võrrelda. Või nagu saab, aga need on ikkagi nii erinevad nagu. Et seal on nagu neid on juba keeruline võrrelda, et NBA-s on jah, võib-olla talenti rohkem, aga minu arust Luka Doncic ütles ka, et nagu seal on palju kergem punkte visata, sellepärast, et seal ei mängita kaitset lihtsalt. Ja seal on mingi reeglite erinevus ka ju, et ja on küll. Mis see shot clock on lühem NBA-s või on vastupidi? Ei, see peaks olema, minu arust seal on see sama pikk, aga minu arust veerandid on pikemad, timeoutid on ka vist pikemad. Seal on erinevad, nagu, seal on vist see, et sa võid isegi nagu
nagu sammude tegemine, nagu see reegel, et nagu mida Euroliigis loetakse jooksuks, seda ei loeta NBA-s. Et see on nagu mingil määral erinevad need reeglid ja siis selle poolest võikski NBA olla nagu nii-öelda lihtsam. Nagu loogiliselt. Aga siis on ka nagu see, et kui me võtamegi, poksimine või minu arust jalkas on ka kergem võtta nagu seda ühte inimest välja, et nagu kes, Messi on ju ja Ronaldo ja kes meil veel seal on, Ronaldinho ja kõik need on ju. Et minu arust neid saab nagu kergemini välja võtta, et kes on võidnud nagu Ballon d'Or ja kõike selliseid, kes on olnud väravaid, aga nagu kossus on see, et tegelikult nii palju oleneb ka tiimis, muidugi jalkas ka, aga kossus on see, et ega sa tegelikult ise 1v5 ei saa mängida, jalkas on ka, ega sa ei saa mängida 1v, mis on 10 või? 1v11. 1v11. Jah, see on küll et nendel sportidel on see ja tiimisportidel, et seda ühte inimest on raske välja valida. Ja, et see ongi see, et igapäevaselt, ma arvan, kusagil maailmas toimub mingi vestlus ikkagi või mingi vaidlus, nagu mitte ühelgi sellisel tiimispordil ei ole seda ühte kindlat nagu läbi aegade parimat. Kuigi jah, nagu kossus peetakse, vähemalt NBA perspektiivis peetakse Michael Jordanit üldjuhul või väga laialdaselt siis nagu selleks läbi aegade parimaks. Siiski nagu leidub suht paljusi inimesi, kes väidaksid vastupidist või väidaksid, et keegi teine on, et kui nagu ühe spordi siseselt ei saada ka nagu nii-öelda konsensusele, et kes on neil spordi läbi aegade kõige parim, siis on jah võib-olla veidi raskendatud siuke nii-öelda kindla kõige parima leidmine. Ja pealegi, sa saaksid nagu statistikaga kuidagi teha seda, aga statistika nagu alati kõike ei näita ju. Sest sul võib olla keegi, kes jällegi näiteks jalgpallis lööb vähem väravaid hooaja vältel, aga ta teeb seda ainult sellepärast, et ta on mänginud vähem mänge näiteks. Kas see siis tähendab, et see, kes lõi rohkem väravaid ja mängis rohkem mänge ka, on nüüd kindlasti parem temast parem nii-öelda ründaja, ütleme, või värava kütt siis. Et jah, statistika järgi mingil määral saaks, aga see ei oleks ka nagu selline järjepidev või täiesti kindel, et see ongi siuke, huvitav mõte lihtsalt on. Ma tahtsin öelda, et nagu rallist on hea võtta nagu inimesi välja, aga tegelikult ei ole, sest et see on ka nagu kõik on tegelikult tiimi all on väga suur roll, sest et nagu vaata Sebastian Loeb on 9-kordne maailmameister, Lewis Hamilton on 7-kordne, jällegi neid kahte spordiala on väga raske võrrelda, aga siis võrdleme ka seda, et seal on autod ja need autod on nii erinevad ja kui see tiim ei oleks nii hea, nagu nende arendus ja kõik see, siis ütleme nii, et ega tegelikult Hamilton ega Loeb ei jõuaks nii kõrgele, et võib-olla kõige kõrgem on boksist võtta nagu need kõige paremad välja on ja kui me loeme siis sellega on ka sama see, et mingi ajastute vahe ja et see mees oletame boksija 1 võitis boksija 2, aga boksija 1 oli nagu enda füüsilise vormi tipus ja boksija 2 oli nagu just seal lõpupoole. Ja siis on jälle need vaidlused ka, nii et põhimõtteliselt ükskõik mis sport, mille sa võtad, sellist üldist konsensust nagu ei ole isegi spordisiseselt, et kes on nagu läbi aegade parim. Kuigi on kindlad inimesed, kes või kindlates spordialades kindlad sportlased, kes on siis nagu üldiselt siuke 90% midagi protsenti peavad neid nagu läbi aegade parimaks. Neid leidub ikkagi tegelikult suht vähe, aga siiski sellised on olemas. Aga jällegi see mingi väike protsent ütleb vastupidist ikka, aga ei tea. Ma arvan, et suht kõik saavad ju nõustuda, et Usain Bolt on üks parimaid jooksjaid maailmas. Sprintereid, on jah. Nagu sellega saavad nõustuda suht kõik minu arust. Muidugi eks nüüd aeg näitab, kui keegi mingi vend teeb üle selle, siis muidugi, aga siis on ka jälle see, et tegelikult nagu tehnoloogia ja kõik areneb, vaata, et nagu nojah,
selles suhtes tehnoloogia võib Mhm. areneda, aga nagu inimese võimekus jääb ju samaks ikkagi. Nojah. Et mingi lagi tuleb ikka vastu lõpuks. Hmm. Jah, huvitav mõte lihtsalt, sellel teemal saaks nagu vaielda põhimõtteliselt igavesti, aga Jah. üldjuhul siuke huvitav mõte, nii et mõni spordifänn, kes peab ennast väga edevaks, võib öelda, võib siis proovida sellisele küsimusele vastuse leida. Jah, tehke enda UPT-ks. Vastake sellele küsimusele. Ja see oleks huvitav UPT küll. Ma tahaks öelda, et teeme tier-listi tol teemal, aga ei. No. ei, ärme tee. Mul tunne, et me ei tea isegi spordist liiga palju nagu, või piisavalt. Jah, me teame nii vähe nagu. Kas me teame mingi kurlingust midagi või? No, me ei saaks väga teha siin midagi. Aga nagu tegelikult selle teemal UPT teha oleks küll suht huvitav nagu. Kui siin nagu huvitab sport. Sest et nagu see tegelikult, okei, võib-olla nagu lõppvastust on väga raske sinna saada. Ja sealt nagu tekib palju küsimusi, aga sa saad nagu mingi teadmise või nagu mingi top 10, kust on nagu kõige paremad, selle saad ikka teha või midagi sellist. Jah, no midagi sellist, et meil on ikka nii head UPT ideed minu arust, ma ei jaksa, jah, meie kuulajad peaksid meid tänama, me lihtsalt laulame neid ette neile. Jah, lihtsalt tasuta ideed nagu. Aga eks neis 12. äkki keegi teeb. Kunagi ei tea. Me peame viimases episoodis kõik kokku võtma, loetame uuesti üles, vaata. Oi jumal. Viimases episoodis, palju meil on neid episoode tolle ajaks, nagu mitu tundi me peame kuulama. No midagi on meeles vast. Aga kas just kõik? Kõike pole vaja, aga ainult need helgemad UPT-d paneme kirja. Aha, okei. Proovida ju võib, ma ei tea. Aga mehed, teate, mis veel üks väga hea UPT mõte on? Ei tea. Ei teagi või? Mina küll tean. Tahate kuulda? Jah. Jaa. NATO-ga liitumine. Ei ole nii. Ei, see oli jube üleminek. Igastahes, mis on väga ääline, on see, et meil on NATO-s 2, ma ei tea, kas nad on juba liitunud, aga nad on peaaegu liitunud sellepärast, et Venemaadel paneb hullu. Shoutout Soomele ja Rootsile. Minu arust Soome on juba liitunud, Rootsi kohta ma niivõrd palju ei tea. No edu neile igatahes. Mis on huvitav aspekt, on see, et Venemaa alustas seda sõda, et mis see geopoliitiline vaade on see, vaata, et sealt Poolast hakkavad need lamedad maad, vaata, ja siis seal teises maailmasõja ajal oli ka, et ta vajas seda idablokki oli vaja, et kaitsta Moskvat. Et nüüd ta läheks valutas Ukrainat ka tagasi, et võimalikult palju vahemaad oleks tema ja lääne vahel, Moskva ja lääne vahel. Aga neetud, nüüd Soome tuli NATO-sse ja olete te kunagi pannud tähele, kui lähedal on tegelikult Peterburile Soome ja kui pikk on tegelikult Soome, siis ta väga paljuski seda Põhjamerd seal, mitte Põhjamerd, Põhjajäämerd, mingi vene nimega meri oli seal ka veel. Et seal Venemaal ei lähe väga hästi, võib öelda. Ja tõepoolest. Ainus asi, mis vist Venemaal on nagu reaalselt hästi läinud selle sõjaga, on see, et nad on saanud Ukrainas leiti nagu mingi naftavarusid või niimoodi maal ja seal on Mustmeri seal, eks ju? Jaa. Mustas meres on ka siis selle, mis ta nüüd on, lõunarannik, Ukraina lõunarannikult saaks nagu nii-öelda kaevandada seda naftat. Ja mina usun, et see ongi peamine põhjus, miks võib-olla Venemaa tahtis või see on üks suurematest mõjutavatest faktoritest, miks Venemaa läks reaalselt kallale sellele Ukrainale, et saada siis need naftavarud kuidagi enda kontrolli alla, sest need naftavarud olid seal nii suured, et nendest oleks piisanud Euroopale ikka päris pikaks ajaks ja siis ei peakski olema enam kõik need Saksamaad ja asjad ei peaks olema enam Venemaast sõltuvad, et saada seda nafta. Aga nagu samas ta peab selle sõja veel siiski võitma ju.
nagu ta peab säilitama selle, mis ta sai nüüd. Jah, ta peab nagu hoidma seda, mis tal on, aga kas ta saab sellega hästi hakkama ja nagu kuidas ta üldse nagu lõpetab selle asja, et ja teeme nii, et ma jätan selle osa, mis mul enda käes on endale ja noh, teie seal tehke edasi. Nagu kaua see käinud on üldse? See on mingi 3 kuud peaaegu või? 80 päeva vist, jah. No see on peaaegu 3 kuud, see on nagu suht jõhker. Ja tõepoolest. No ma tean seda, et Venemaa suutis võtta ära nagu need nafta kaevandamis kuidas öelda vara. Massinad, jah. Et nagu nad suutsid võtta Ukrainalt nende mingi lääne poolt kingitud asjad ära, või kuidagi sai need enda kätte, enda valdusesse, ehk siis, ja Ukraina majanduslikult vist ei olnud niivõrd, või ei ole, ma arvan siis ikkagi piisavalt, võib öelda vist edev või heas seisus, et nagu ise hakata või ise teha süke investeering. Nii et minu arust seal oligi see, et Ukrainal endal ei olnud raha, aga siis tuli need, mis see Shell ja mingi teine firma vist tulid ise nagu enda rahade eest panid sinna püsti need ja siis nagu Venemaa nägi, et oi, et minu käes jällegi kogu võim ja minu arust seal oligi see, et Venemaa põhiline sissetulek on Euroopalt maagaasi ja nafta pealt, aga kui Ukraina hakkab seda Euroopale müüma, siis Venemaa nagu raha kaob. Raha haihtub. Aga nagu seda raha nagu nii haihtus praegu. Sest et nagu see riik on reaalselt pankrotis varsti. Jah, see on ka tõsi. Ma ei ole üldse hoidnud kursist ennast nende uudistega enam. Lihtsalt kuidagi on ja ma olen leppinud sellega, mis on halb, ma arvan. Jah, kas halb, aga hea ta vist ka ei ole. Igatahes olukord on selline, meie arust vähemalt praegu. Jah, aga ma ei tea, koroona on ka meil suur teema, ei või? Ma ei tea nüüd. Praegu on nagu see, praegu on vaata see teema, et on kevad ja siis kui jääd haigeks, nagu külmetad lihtsalt, siis on nagu, sa ei saa ära minna, sa pead tegema mingi koroonatesti kogu aeg, sest et sa ei tea, kas sul on lihtsalt külmetus või on koroona. Aga kus on koroona? Andreas? Põhja-Koreas. Ei ole nii. See on väga tähtis. Põhja-Korea nüüd tunnistab, et ka nende riigis leidub sukest viirust nagu COVID-19. Siis, kui me mõtlesime, et Põhja-Korea on kõige eraldatum ja mis on diktatuuriline riik maailmas, kõige diktatuurilisem riik maailmas. Autoritaarne vist. Igastahes, et neil on asjad halvasti, siis nii see vist ei ole. Ma ei tea küll nüüd, Jeemenis oli vist halvem olukord. Jeemen on ka väga meil autoritaarne. Nemad ka ei tunnista seal ühtegi haigust. Minu arust, et Põhja-Korea tunnistas seda ja ma pole kindel, kas Jeemen on veel meil COVID-it tunnistanud. Äkki neil ei ole? Kus me teame? Just, meie ei ole just seal, meie ei tea. Jah, äkki tegelikult ka sõda alustas Ukraina-Venemaa vastu. Me ei tea. Kust me teame? Ei tohi seda lääne propagandat kuulata. Äkki Põhja-Korea pani ise selle viiruse maailmasse levima ja vaktsineeris oma inimesed varem ära. Seda tegi Iisrael. Miks Iisrael? Sest nad juhuslikult valisid välja haiguseid, mille peal testida vaktsiinide kiirtootmist või midagi sellist oli, või mingi uut meetodit ja üks juhtus olema, ma ei tea, kas see sama COVID-haigus, aga nagu väga sarnane. Ja kus sa seda lugesid? Ma ei mäleta. Ma lihtsalt ma lugesin kuskilt seda. Võtame siis seda ka nagu kübeke. Ei, see on tõde. Okei. Puhkega juttudest tuleb ainult tõde. Seda juba meie kuulajad teavad. Tõde. Ma siiski tahaks teada, kus sa seda lugesid.
ma arvan, et kusagilt Instagramist ja siis Instagramis oli screenshot mingi artikli kohta võib-olla. jaa. Need usaldatud Ei, see on ära usaldatud, ära vaidle. Okei, ma ei vaidle. No näed sa. Igatahes Põhja-Koreas on nüüd samuti koroona. Vamos. Mitu aastat läks? 3 aastat. Nad vist panid riigi lukku, ei või? Mees mingi aasta 45 nagu. Ei, ma mõtlen nagu karantiini nagu Hiina tegi. Ei tea, ma arvan ma arvan, mitte keegi ei tea, mis seal riigis toimub nagu. Ei, fair point. Tihti inimesele seda juttu ei tule nagu vähemasti nii palju. Ma arvan, et mis ma arvan, mul läks meelest ära. Andrus ütleb midagi. Ma arvan, et aeg on see episood lõpetada, sellepärast, et meil on juba tiksunud täis minutid ja veelgi tähtsam, me ei taha veel, või kas me kindlasti tahaksime veel loba ajada, aga meie kuulejad võib-olla just osad oleks meelitatud, osad mitte. Meil ei ole tarka loba ajada enam. Jah, tark loba on otsast, nüüd tuleb. Ja, tark loba. Targe. Ainult seda me rääkisime. Kuule, meil oli teema, et kas Treffner on eliitkool nagu. No. Followge meid Instagramis, @puhkeka.youtube, subscribe'ige meil YouTube'is ja followge meid Apple Podcastis ja Spotify's. Tahate meist veel kuulda, subscribe'ige, pange kellakesed tööle ja kirjutage meile häid teemasid, millel lobada, lobiseda. Kas lobada on sõna või? Ei ole. Teeme sõnaks. Lobiseda. Teeme sõnaks tähendab. Lobada. Järgmine episood juba lobame edasi. Meeldivat päeva, õhtut või ööd, millal te seda ka ei kuulaks. Ciao. Ciao. Ciao.